tere, kallis Osteopaatia Akadeemia podcasti kuulajad. Ma loodan, et keegi on sulle juba täna öelnud, kui kallis sa tegelikult oled. Ja ma siis täna saan siis kutsuda sind kuulama ühte järjekordset huvitavat podcasti, mida siis Osteopaatia Akadeemia esitleb. Minu nimi on Erki ja podcastil on täna 2 külalist. Anne ja Eveli. Tegemist on siis Osteopaatia Akadeemia vilistlastega, kes siis otsustasid meile täna külla tulla ja rääkida endast ja oma plaanidest. Ja hakkame siis tasapisi nüüd minema ja vaatama ja kuulama ennekõike, mida nad meile kõike rääkida tahavad. Et muidugi tere tulemast teile ja muidugi esimese hooga siis ootan, et te võib-olla räägite Osteopaatia podcasti kuulajatele või vaatajatele, et kes te siis säänsed olete? Anne, äkki sa tulistad esimesena või? No ma katsun. Ehk siis osteopaat. Aga noh, kui hakata vaatama nagu tavaliselt nagu mis või kes see osteopaat on, et manuaalterapeut ja meditsiiniline, see ei pruugi mitte midagi öelda, et siis ma tutvustaksin ennast kui suhtekorraldaja, kui detektiiv vastavalt sellele, mis parasjagu käsil on. Ja Noh, inimestega töötamine ongi üks suhte korraldamine ju. absoluutselt. Muidugi suhtekorraldajatel võib-olla tekib nagu küsimus, mis mõttes on ju. Vaadake, meie suhteid võib eri moodi korraldada, et tänapäeval on probleem selles, et on nagu tihti inimesed, kellel on keha, teistel on meel ja mis seal vahepeal on, noh, on maja, tuled põlevad, aga kedagi pole kodus. Ja sina kutsud neid koju siis? Jah, ma aitan siis seda suhet korraldada, et koju jõuda. Ma saan aru, et kooli lõpust on juba nüüd natukene aega möödas, et kuidas siis tundub selline, ma ei tea, töö osteopaadina? Omamoodi ma näen, et see on päris vajalik. Ja see on ka üks põhjusi, miks me täna siin oleme ja koos Eveliga. Ennem kui ma nüüd Evelini juurde lähen, äkki sa räägid natukene veel, kuidas oli sinu teekond võib-olla osteopaatiani ja räägid, mis sinu taust on, et ma tean küll, et sa oled hästi palju oma elus näinud, käinud, aga võib-olla paari sõnaga, et meie kuulajad-vaatajad saaksid teada ka, kes sa ikka sääne oled ja kust sa tuled? Kes ma olen, kus ma tulen? No ennem kui ma jõudsin Osteopaatia Akadeemiasse, siis vaheldult ennem jõudis hakata selline suur sügav koroonaaeg. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd tuleks hea aeg nagu ennast täiendada. Tollel ajal ma olin selline nii nimetatud joogaõpetaja ja õppisin Ayurveda manuaalteraapiat, aga siis ma ei pääsenud kuhugile enam liikuma ega õpetaja ei pääsenud Eestisse ja jäi selline tühi koht ja kuna õpetama või tunde andma ka ei lastud, siis ma otsustasin iseendale selle aja kasutada. Ja siis ma arvasin, et võiks natukene anatoomiat nagu päris anatoomiat ja füsioloogiat juurde õppida, et üks asi oli joogalik anatoomia, aga teine asi on nagu see, mida nagu meditsiini poole pealt siis vaadatakse ja siis ma leidsingi sellise koolituse ja siis ma jäin nagu lugema seda ja siis ma vaatasin, et hakkab mingi baasõpe ka ja
kellele või millele ma üldse nagu eriti tähelepanu ei keeranud ja siis ma kirjutasin ja üllatus, enam-vähem paari päevas pärast see kursus hakkas või ma jõudsin üks moodul hiljem, ma enam täpselt ei mäletagi, aga igatahes ma sattusin osteopaatia tundi loengusse, teadmata, kes on osteopaat või mida ta teeb ja see oli täielik nagu uus maailm. Hüppasid vette tundmatus kohas. Absoluutselt. Teadsid, et midagi seal on, aga... Ainukene tuttav sõna oli manuaalterapeut. Ja that's it. No näed. Ja siin sa oled, on ju? Siin ma olen ja tegelikult see on väga äge. See on väga äge ja minu jaoks nagu osteopaatia seob minu jaoks 2 erinevat maailma, millega ma tegelen. Mulle meeldib teha meeldivaid tegevusi või häid asju ja ma ei osanud neid kuidagi nagu siduda, et ühelt poolelt siis see ajurveeda maailm ja siis teiselt poolt selline taoistlik lähenemine. Ja üks oluline asi minu jaoks, et mõnele kindlasti tekib küsimus, et mis mõttes ta seob, aga osteopaatia teatud harud on tegelikult arenenud välja ajurveedast. Ja siis, kui ma tegin oma lõputööd embrüonaalsest osteopaatiast, siis see taoistlik käsitlus, see on seal see põhi, millele see baseerub. Nagu meditsiinile lisaks, et siis tuli mulle, okei, nüüd ma saan aru, milleks mul seda nagu osteopaatiat nagu isikliku arengu koha pealt oli vaja, et siduda kõik selleks üheks teemaks. No päris huvitav. Tore, et nii suured seosed. Ma ise ei ole osteopaat, nii et ma kuulan huviga, mis te räägite. No, tulistame nüüd siis Evelit ka veel, las ta räägib ka endast natuke, muidu ta istub ja kuulab ainult, kuidas me tarka juttu ajame, aga ole hea, Evelin, räägi endast natukene, kus sa tuled ja mis sinu minevik on ja mis liitis sind osteopaatiaga? No mina täpsustan kohe, et mina olen Eveli ilma ennita. Jah. Minu õde on Evelin, et seetõttu ma võin libastuda. Jah, et Evelinne on oluliselt rohkem, aga ma olen ainulaadne siis, jah. Erakordne inimene. Just, Evelin ilma ennita, jah, Eveli. Nii et mina olen siis ainult praktik, ehk siis kõik mina saan oma nahal kõigepealt kätte ja siis ma lähen teooriat õppima, sest minul on vaja aru saada, kuidas need asjad töötavad, ehk siis mina olen kõigepealt meditsiinitöötaja, kõigepealt aastakümneid tegelenud tulekahju kustutamisega, ehk siis intensiivravis klotsidest inimesi kokku pannud ja jälle hinge sisse puhunud ja tegelenud elu hoidmisega. Ja mingis punktis ma jõudsin siis selleni, kus hakkas lihtsalt nii kahju, nagu nendest inimestest, kes mul seal voodis olid, kes vaakusid hinge, et noh, et kui midagi on siin maailmas, mis aitaks seda ära hoida, et siis mina olen siin. Noh, aeg on nüüd niimoodi läinud, et ma arvan, et sest on üks 10 aastat möödas, võib-olla isegi rohkem ja kuna sulle ikka antakse alati seda, mida sa küsid, siis sai mina hästi huvitava perekonna omale, kellele mina hakkasin terapeuti otsima ja soovitati osteopaati. Mulle endale soovitati osteopaati ja mu pereliikmetele soovitati osteopaati, et osteopaat sisuliselt on maailmas üks väheseid spetsialiste, kes tegeleb nagu absoluutselt kõigega. Et selline info oli mul ja ma hakkasin lihtsalt guugeldama ja mulle meeldib väga nagu järgi küsida inimeste arvamusi, et ma ei ole selline, kes pea ees kuskil tormab, et mina iialgi ei tuleks nii nagu Anne lihtsalt ühele koolitusele, ehk siis see on meie see väga hea koostöö, me oleme 2 äärmust. Üks hüppab vette tundmatus kohas ja teine ennem kalda peal kõnnib 10 meetrit ja katsub varbaga ja siis sõrmega. Mina katsun kõigepealt selle põhja ära, et kas see põhi on minu jaoks turvaline, et kas see kõik töötab, ehk siis mina olin kõigepealt patsient, kokku ikka vist 4 aastat. Ja ma ei saanud aru, mida see osteopaat minuga teeb, siis ma kurtsin kaelavalu ja ma kurtsin põlvevalu ja töötati hoopis kõhuga.
ja siis mul tekkis, mis mõtlesin, et ma olen nagu, tean anatoomiat ja mõtlesin, et aga kuidas on põlved nagu kõhuga seotud, et seda ma ei olnud õppinud, et intensiivravis sellest üldse nagu ei räägitud, et noh, kõiki neid muid asju ma teadsin väga hästi, kuidas mingid asjad töötavad, aga vaat sellest ma aru ei saanud. Aga ma tundsin enda peal, et see kõik töötab, et mul oli nii palju parem iga kord peale osteopaadi laua pealt tõusmist ja noh, vaadates see, kuidas mu pereliikmete peal töötas, siis mõtlesin, et vau, mina hakkan nüüd raha koguma. Et see õpe on tasuline, eks mina siis otsustasin, mina hakkan nüüd raha koguma, ma kogusin 2 aastat siis seda õppemaksu raha. Et nüüd ma tulen õppima, et see on nüüd see, mida ma küsisin ja see on nüüd see, mida ma vajan. Ja siis tulingi mina õppima, noh oligi tänu sellele, et seesama lugu, et koroona aeg oli ja hästi palju vaba aega tekkis, sest et piirid olid kinni, kuskil minna ei olnud, siis tekkiski see, aga seal õppimise puhul tekkis see ka, et tuli siis valik teha, et ma pidin tegelikult haigla tööst loobuma, sest see õpe on nii intensiivne, tuleb väga palju teha praktikat ja mul lihtsalt ei jäänud enam ööpäeva aega. 24 tundi sai ennem otsa. Täpselt, et teha nagu mitut tööd ja siis ka õppida täies mahus, sest et noh, mina otsustasin, et mina pühendun sellele, et see on nüüd see, mis minu käest töötab. Et teades seda tausta, mis inimesega juhtub, kui ta ei tee endaga midagi ja siis kuidas seda nagu ära hoida ja kuidas siis nagu inimestele anda see info, mida nad saavad ise ära teha. No mida ma märkasin on see, et hästi olulised on detailid, hästi pisikeste asjadega, et mis tekib nagu paljudel inimestel see segadus, et võtavad kuskilt YouTube'ist mingid harjutused ja siis võimlevad ennast vigaseks. Et noh, see on nagu see, mida mina praegu terapeudina hästi palju kohtan, et inimesed käivad, teevad igast asju ja nad on haigemad kui kunagi varem. Ja siis nad tulevad sellise skepsisega minu vastuvõtul, et aga mida sina mulle nüüd pakud? Et ma kõike juba tean. Et kas on midagi, mida sa mulle pakud ja siis esimene asi, mis ma teen, siis ma lihtsalt peatan nad ja siis hakkame nullist üles ehitama, testime keha ära, vaatame, mida tal üldse vaja on, mis on tal liiga tugev, mis on tal liiga nõrk, mis ta üldse teha saaks ja see peab olema tema jaoks tehtav. Ehk siis ma ei saa talle anda, ütleme 10 harjutust, ma annangi talle 1, aga tehku seda hästi. Ehk siis see kevade õpetaja Laur ka tuleb minu jaoks sisse, et tee kas või pool, aga tee hästi. Kui midagi teed, siis tee hästi. Just, et tee nagu põhjalikult, nii et sa tunned ja saa sellest nagu iga rakkuga aru nii öelda. Eks see ongi minu jaoks osteopaadi vaade. Kas te ise olete, ma nüüd küsin, et räägime siin osteopaatiast ja kuidas te jõudsite sinna. Kas te täna ise käite veel ka osteopaadi ise vastuvõtul, et ma saan aru, et teil on patsiendid ja nagu te ise olete aktiivsed siis terapeudid, et kui tihti ise te käite nagu osteopaadi laual, ma nüüd sukeldun juba sellisesse isiklikuks võib-olla natukene, aga ma arvan, et kuulajatel on see huvitav. Minul on omad terapeudid, ma olen hästi mugav, mina kutsun endale kõik koju. Et ühe osteopaadi ma kutsusin endale koju päriselt Kohilasse kohe koju ja siis kutsusin 2 tükki Raplasse ja ühe siis sain Sakku ja siis mul on nagu 4 osteopaati, kelle vaateväljas ma olen, mõni on tudeng, saavad siis minu peal katsetada ja mõned on siis juba lõpetanud. Aga kuna ma ise olen ju siin koolis õppinud, siis ma juba tean neid inimesi, et milline on nende käekiri ja mis mulle sobib. Et siit tuleb see ka, mis on nagu hästi oluline, et iga spetsialist peab olema sobiv. Et kellele ema, kellele tütar, ehk siis mingite asjadega ma saan pöörduda Anne poole, siis mingite asjadega ma pöördun mõne teise osteopaadi poole, ehk siis see, mis inimest on huvitanud, et teades, mis lõputööd nad on teinud, mida nad sügavuti oskavad, et tuleb ju väike selline spetsialiseerumine. Ja sama ma saan kasutada ka oma patsientide puhul, kes tulevad ja ma näen, et minul jääb kogemusi väheks selles valdkonnas, aga see inimene vajab abi siin ja praegu, ehk siis ma ei pea tema peal harjutama nii-öelda, kas mul õnnestub. Siis ma suunan ta ka pigem edasi siis sellise inimese juurde, kes seda oskab, kes on selle valdkonna virtuoos. Sest et osteopaatia nõuab nagu ka väga palju praktikat. Kui mina esimesele kursule tulin, siis öeldi, et sul peaks olema nagu vähemalt 3000 erinevat keha, mille peale harjutada. Ma siis lugesin kokku umbes täpselt, mul on võib-olla 1000 nüüd. Nüüd, tänaseks. Ehk siis väga pikk tööpõld on veel ees ja väga palju on harjutamist ja see on nagu ikkagi kogu aeg selline harjutamine. Ma saan aru, et sa õpid iga patsiendiga? Jah. Okei.
hästi. No Anne, tahad sa ka midagi nüüd? Anname sulle ka sõna vahepeal, muidu me... Noh, ma tagasihoidlikult siis ütlen, et minu viimasest osteopaadi vastuvõtust on vähem kui nädal aega möödas. Oi-oi, no näed siis. Ja et selles suhtes ma täitsa nõustun Eveliga, et iga patsient on uus õppimine, sest et ma kunagi omal ajal tegin nalja, et õpin erinevat keeli, ma valdan. Ja siis, kui ma ükskord sattusin või kui ma keeltest rääkisin pool naljatades oma ühe õpetajaga, siis ta kuulas ja siis mõtlikult ütles, aga iga kord, kui sa lähed tundi andma, sul on 20 inimest ees, aga sa räägidki 20 keelt. Kuidas nad muidu sinna klassi kohale jäävad, et siin on nagu mõtlemise koht. Sa väidad siis, et kõik need 20 inimest, kõik nad räägivad erinevat keelt? Absoluutselt. Seal võib olla kattuvusi. Tänases maailmas see on nagu minu arust palju sügavam teema kui kunagi varem, sest meil on seda väljaspoolt tulevat infot nii palju. Väga paljud on ühel või teisel moel sellest mõjutatud. Ja enda praktikast olen saanud aru, et kui nooli kogu aeg tulistatakse ühel või teisel moel, nad jõuavad märklauda. Ja seda infot väljaspoolt on seinast seina, number 1. Siis meil on omad harjumused, siis selle ühiskonna või keskkonna poolt see kõik, mis mõjud on. Meil on perekonna mõjud, meil on suguvõsa mõjud. Vähemalt 7 põlvkonda eks tagasi või kes kuidas näeb neid asju. Siis meil on veel omad harjumused. Siis meil on omad mõtted. Meil on omad isud. Et see on nagu paras kompott, kus orienteeruda. Tundub tõesti selline paras rosolnik on ju, et kõik on segamini ja siis sa püüad oma vastuvõtul nende inimestega siis luua kontakti aga kus kohas, tekib selline küsimus, et kui tuleb siis sulle nüüd üks asi, sul on auditoorium, seal 20 inimest, kellele sa siis jagad oma teadmisi või siis on sul a la klient, kes tuleb sinu kabinetti, et kus tal siis on see tervis või kuidas sa siis saad selle tervise tal kätte või kuidas see toimib? Ma ei oskagi kuidagi seda küsimust paremini vormistada, aga ütleme, et inimene tuleb, tal on oma lugu, oma vanemad, oma infoväli, oma, ma ei tea, erinevad uskumused ja mis on see, mis aitab teda siis tema parema tervise poole? Sinu vaatenurgast. Minu vaatenurk, ma ütleks kohe niimoodi selle kohta, et tegelikult tervis ei ole asi või nupp, mida siis osteopaat võtab sisse või välja. Number 1, tihti inimesed arvavad, nad tulevad sellest kiirest maailmast. Ei ole televiisor. Ei ole televiisor ega ei ole ka nuppu, mida ma keeran tugevamaks või puutetundlik, et ma valin endale sobiva moodi täna on ju. Tegelikult seda kõike saab nagu õppida ja teha, aga osteopaadina minu ülesanne siiski on välja selgitada number 1, et kui inimene astub minu kabinetti, see on see esimene kehakeel, inimese keha on nagu raamat, pildiraamat või nagu raadio on ju, et mis toimub eetris, on seal vaikus, palju seal müra on, mis seal on ju, et see on päris põnev ja võib-olla ka seal on see lõhnamaailm olemas, et iga väiksem detail annab infot inimese kohta ja see on oluline, et inimesel on valmisolek. See, kes lihtsalt kõnnib ühest kabinetist teise, üks päev üks, teine päev teine, ilmselt tõenäosus, et tema jaoks nagu mind ei ole olemas.
aga see, kes tõesti tuleb kavatsusega enda jaoks midagi ära teha, siis number 1 tervis on ju meie igaühe enda teha, see ei ole nagu mingi osteopaadi kätetöö, et nüüd okei, Tainas on ju, ma mätsin ilus asja valmis. Ei, et seal peab enda tahe, kavatsus ja oma panus olema. Kas ma saan õigesti aru, et kui juba sinu kabinetist keegi sisse astub, siis tal on see kavatsus olemas? Jaa, ma loodan küll, siiralt usun sellesse ja kui ma näen, et seda nagu no on ka juhtumeid, kus ma olen nagu jaganud telefoninumbreid ja kontakte ja öelnud, et sorry, meie teed lähevad lahku, et ma näen, et see ei kanna vilja. Pead veel telekat kodus vaatama, Jaa, et on ka selliseid juhtumeid olnud. Aga täna ikkagi tulevad keerulised juhtumid, ikkagi jõuavad kabinetti, sest tihti see on nagu, meid nähakse kui viimane õlekõrs väga tihti, et Ometi tegelikult osteopaatia pigem pretendeerib sellise ennetusmeditsiini valdkonda, aga siis tõesti igapäevaselt on need lood väga erinevad. absoluutselt. Okei, nüüd anname Ja. Evelile ka sõna, et muidu ta jääb mu selja taha kuidagi üksinda siia, et ole hea, räägi nüüd enda poolt ka, et kuidas sina näed seda inimese tervise poolt, kus see siis peidus on, et kui Anne ütleb, et seal on tahet vaja ja seal on siis sellist isiklikku motivatsiooni vaja, et sa tõesti soovid ise tervist, siis kuidas sa näed oma praktikas selliseid? No mina ise isiklikult näen jah osteopaatiat kui ennetusmeditsiini osa, et see minu jaoks töötab nii, et enne kui inimene jääb haigeks, et käib ta osteopaadi juures, käib diagnostikas ja siis püsib terve ja tasakaalus ja siis lükkub see arsti abivajadus võib-olla aastateks edasi, aga kindlasti on erandeid, aga hästi suur roll kindlasti on krooniliste haiguste puhul. Ja tänapäeval minule ka satuvad sellised inimesed, kellel on juba vahest 10 operatsiooni tehtud selleks ajaks, kui nad tulevad, siis me lihtsalt tegelemegi sellega, et ta saaks üldse liikuda. Kogu selle juures, mis temaga tehtud on, kõik need võõrkehad, kõik need sidekoelised struktuurid, mis tal seal tekkinud on, et kõik sellised asjad kuidagi liikuma saada. Ja siis anda talle ka selgitusi, et kui ta midagi tunneb, et miks see võib olla. Et hästi tihti osteopaadi juurde jõuavad tegelikult tundlikud inimesed, kes lihtsalt on selle alla surunud ja siis me kuulates teda, siis me räägime ja leiamegi selle võimaliku põhjuse ja vahel inimene ütleb, et elus esimest korda keegi kuulab mind. Ehk siis nii suur osa osteopaadi tööst on inimene ära kuulata ja mõnikord on, minu vastuvõtud on sellised tunniajased, ehk siis mul on olnud neid juhtumeid, kus me 45 minutit räägime, siis ma 5 minutit testin, siis 5 minutit on tehnika ja siis 5 minutit on kokkupakkimine. Ja ongi tund käes. Ongi tund läinud, et vahel on ka niimoodi olnud ja siis ma just vaatangi, et järgmised korrad siis me olemegi rääkinud, et võibolla sinul olekski üldse vaja, siis et sa käid näiteks massaažis, minul on see eripära, mina massaaži ei oska. Nii et mina juba sellised patsiendid, kes tahaksid tegelikult massaaži, tulevadki selle mõttega, võib-olla nad saavad minu käest massaaži, siis ma kohe ütlen, et võt, mul on igavene hunnik neid tuttavaid osteopaate ka, kes massaaži ka oskavad, et ma võin nende kontakte jagada. Aga et mina võin muid asju rääkida teile, ma võin teiega meditsiinisüsteemist rääkida, sest et ma olen läbi ja lõhki seal olnud ja kõiki muid. Kui te soovite, et siis tegeleme ka nüüd edasi selle minekuga, et mida teil siis vaja on selleks, et ise oma 2 jala peal hakkama saada. Ehk siis nagu näidata seda võimalust, et võib-olla ta saab ise ka elus mingi asjaga hakkama, et mitte iga asjaga ei pea niimoodi, et ma surun selle maha, kuni see muutub haiguseks. Vaid et kui see annab tunda, ma hakkan kohe sellega tegelema ja sellega ma võib-olla hoian ära selle, et ma pärast vajan arsti abi. Sa väidad siis, et kui näiteks keegi tunneb ennast, et täna on natuke teistmoodi ja ei ole päris hea olla, et siis ta võiks vabalt sinu juurde tulla. Siis ta võiks tulla ja siis me saame koos vaadata, et mis seal võib olla, et kui ikkagi midagi on, testimisega selles mõttes juba näeb, et kui ikkagi midagi on, mis vajaks arstiabi, siis ma saan kohe edasi suunata.
No sul on ja teadmised kõik olemas selles suhtes, et see on väga, no põnev, meditsiin on nii lähedal, on ju. jah, Jah. Kas sa tahad rääkida ka äkki sellest veel, et noh, kui tulevad nüüd selliste väikeste, noh, a la ma tunnen ennast halvasti, tulen sinu juurde, saan abi. Kui tihti muidu käivad sul ühed ja samad patsiendid või kliendid, et näiteks kas sul on keegi, kes käibki sinu juurde käima või on siis inimesed tulevad ja lähevad, et kui palju on sellist regulaarsust sinu töös, et ma tean, et perearstil on vaata kindlad patsiendid, tal on kindel nimekiri, et kuidas sinul siis nende, ütleme, klientidega on? no minul sellist kindlat nimistut ikkagi ei ole, et kes nagu regulaarselt käivad. On neid, kui tal mingi kriis tekib, siis ta võtab minuga lihtsalt näiteks Messengeris või kõnega ühendust ja siis me millestki räägime, mis ta teha võiks või siis ma suunan või saadan talle siis mingi video, näiteks mingite harjutuste kohta selle põhjal, mis ta räägib, et ta ei pea kohe kohale tormama, et hästi palju asju ta saab siis ise proovida ja vaadata, aga mul on nüüd vedanud, et mul on omal kliinik oma kodus, et siis sisuliselt ma saan ikkagi nagu nädala jooksul vahel isegi samal päeval vastu ka võtta, kui vaja on, et see on, teeb nagu elu hästi mugavaks ja sellega on hästi palju inimestele abi. Aga kõikide asjade puhul kindlasti on ikkagi see, et noh, mõned inimesed tulevad ka näiteks soovituse peale, käivad, proovivad, vaatavad, noh tegelikult nendele sobiv terapeut näiteks oleks Tallinnas, aga nad elavad Raplas, siis nad tulevad minu vastuvõtule mind testima, vaatavad, et ei, mina ikkagi ei ole see terapeut, kes neil seal Tallinnas oli. Siis ta käib, saab selle kinnituse ära ja siis ikkagi ta saab julge südamega sinna Tallinnasse tagasi minna, et see oli ikkagi parim. Et selles suhtes ma võin vahel olla ka see kinnitaja, et tema terapeut oli ikkagi parim. Et isegi kui ta logistika järgi võtab, et noh, et äkki mul seal kodus on ka mugavam käia ja sest et esimesed patsiendid kunagi kooli ajal tuleb hakata praktikat tegema, mina alustasin Raplas vastuvõtte. Et siis tuli ka neid Raplas, kes siis olid Tallinnas osteopaadi juures käinud, tulid siis vaatama, proovima ja noh, mõned said nagu abi ka ja läks kõik hästi, sest neile see kontseptsioon nagu sobis, mida mina pakkusin. Aga on ka kindlasti neid, kes ootavad mingeid muid tehnikaid, sest noh, mina olen selline, noh, igal osteopaadil on oma käekiri, mina olen siis pigem selline, kes nagu sellise ettevaatlikult läheneb. Ehk siis võt minul ongi sellised tundlikumad ja hellemad patsiendid ja mul on nagu väga sihuke kurioosne kogemus, mida ma ikkagi jagan rõõmsasti. Et mul on olnud selline patsient, kes oli siis kõhu peal ja mina panin oma sõrmed talle lülide peale ja lihtsalt hingasin. Ja tema tundis, et ma liigutan tema lülisid. Et noh, ka selliseid inimesi on. Ja siis me mõtleme, koolis õppisime trastimisi, sellist kiropraktilist tehnikat, et noh, üldse ei sobiks talle, sest et temal juba minu hingamine liigutab tema lülisid. Mõtlesin, et noh, mis on nagu, sest mul oli siuke tunne, et mu pea plahvatab selle peale, kui ta kirjeldas, mida ta tunneb. Et tundus nagu müstiline, et see nagu päris see ei ole, mida sa teed. Et selliseid inimesi võib ka olla ja nüüd, kui minna hästi agressiivselt peale sellega, et ma teen fa, sinuga kõike seda, siis noh, see inimene ei tule enam kunagi ühegi osteopaadi juures, saab sellest juba trauma. Ehk siis nagu pigem lähedki hästi ettevaatlikult, teed selle eeltöö ära, et inimene täpselt teab. Ja hästi äge kogemus oli mul ühe patsiendiga ka, see oli veel tudengipõlves, kes siis oli käinud enne osteopaadi juures, profi juures juba ja ei saanud abi. Ja siis ta tuli minu juurde ja mina rääkisin iga kord, mis ma teen ja miks ma teen. Ja ta käis siis 6 kuud niimoodi ja siis ta lõpuks, tal valutasid ühesõnaga kõik kohad, taust oli selline, sest kõik kohad valutasid. Ta oli nii haige lõpuni ja siis, kui ta oli 6 kuud ära käinud, siis ta jäi mul laua peal magama. Kui 6 kuud see kõlab nagu selline, kas ta käis 6 kuud iga päev sul? Ei. Okei. Jah, kord kuus, siis kus vastu võtta. jah, just. Ja siis ta jäi laua peal mul magama ja kui ta ärkas, siis mitte ükski koht ei valutanud. Ehk siis temal oli puhtalt närvisüsteemi magas terveks. Magas terveks. Aga sinu laua peal. Just, sest tal oli väga, et keegi jälgib teda, kui ta magab umbes. No su jutust kõlab praegult väga välja see, et kas ma saan õieti aru, et tegelikult kõik osteopaadid võivad olla täiesti erinevad? Just. Okei, et see, et üks osteopaat töötab nagu ühtemoodi, nii nagu me inimestena oleme, siis kõik erinevad. Et tahad sa võib-olla Anne veel lisada siia juurde mingeid selliseid oma vaateid? Üks asi, et iga osteopaat on natuke erineva käekirjaga, aga noh, selline kuulus lause on ju, et töö on telje materjalist. Ehk siis sõltuvalt sellest, nagu mis teema on parasjagu käsil,
siis üks päev, üks vastuvõtt võib olla osteopaat teha teatud tehnikaid, mis on nagu struktuursemad ja jõulisemad, aga siis teine on võib-olla, vajadus on hoopis fassaalselt näiteks töötada, mis ongi natukene selline hellem, aeglasem, justkui mitte midagi tegemine pealtnäha. Et see väga palju sõltub ka nagu materjalist ja sellest hetkeseisust, millega me hetkel töötame. Et see on ka oskus nagu osteopaadil nagu kohandada ennast selle järgi. Mitte, et ma teen ainult neid asju, vaid see on oskus kohandada ennast patsiendi järgi. Patsiendi vajaduse, mitte minu oskuste või minu tahte järgi, see ei tööta nii. Tundub niuke kuldkalakese tunne, et osteopaat teeb täpselt seda, mida su keha vajab, ehk siis soovi, on ju, täna keha vajab seda ja osteopaat teeb selle ära. Kuidas nüüd See kõlab jah, nagu osteopaatil ei oleks piire, samas tegelikult tuleb ikkagi endale natuke aru anda, et ma tunnistan, et ma ei peagi tunnistama, vaid mina usun, et kõik on võimalik, aga see ei tähenda, et ma jumal olen. Et ma saan aru, kus on ikkagi see koht, kus on vaja hoopis meditsiinil nagu erakorraliselt sekkuda. Või siis, või et siin on see koht, kus mul on vaja hoopis kellegi teise terapeudi juurde soovitada, saata, mida iganes. jah, see kõlas täitsa välja, et tõesti, et kui on, käidaksegi proovimas lihtsalt ja hiljem siis leitakse siis endale sobiv osteopaat antud mure puhul. Kuidas inimesed muidu tagasisidet annavad, et kas on teil nagu selliseid eredaid hetki või on siis selliseid ukse paugutamisi, et millised on siis olnud sellised emotsioonid, ütleme siis klientide soovid või patsientide tagasisidet? On seinast seina, ma julgen väita. Äkki mõni äge lugu kuskilt, äkki inimestel on huvitav kuulata, et mis siis toimub selles maailmas? Jaa, no ma mõtlen, mul on paar ägedat. Nimed jätame saladuseks ikka. Et üks juhtum oli selline, et mees tõi naise osteopaadi juurde ja käis ära, kuigi ma olin väga nagu selline, ma ju kohandan, minu asi on rääkida patsiendi keelt ja ma olin väga omast arust nagu selline väga meditsiiniraamides, tegin neuroloogilisi teste ja puha ja patsient läks ära, aga siis teel koju siis ta oli mehele kommenteerinud, et ta on ikka vist päris uhuu. Ma ei tea, mille kohta see kommentaar käis ja hiljem kuulsin, et siis AI käest oli siis nagu ikkagi uurinud, et vot mul on selline teema, et kuhu ma peaksin nagu sellise ägedama valu korral siis nagu pöörduma. Ja siis mõtlesin, no jah, tore on ju. Ja siis kuulsin, et osteopaat. Ja see naine oli natukene pettunud. Osteopaat. Ma saan aru, et AI soovitas siis sellele mehele pöörduda osteopaadi. Selle naisel nagu ja siis ta naises, okei. Isegi AI ütleb, et osteopaat on parim, et samas on ju, kui sul on nagu mingid närvide teemad või natukene närvide maailma minevad teemad, siis tegelikult ma saan aru, et täna meditsiinis isegi ka juba nagu neuroloogid ütlevad, et osteopaatial on 100 erinevat tehnikat, näiteks seljavalu puhul. Et see on nagu juba suur samm. Aga on ka olnud selline juhtum, et inimene astub uksest sisse,
ma vaatan ja esimene reaktsioon, mis minu kehast nagu, noh, me oleme peeglid. Esimene peegeldus, appi, ma ei saa mitte midagi teha, ma ei saa teda isegi puutuda. Ja siis ma mõtlesin, aga ta tuli minu juurde, et järelikult on midagi, mida ma saan tema jaoks ära teha. Ja töötasimegi natuke fassaalselt ja panime natukene nii-öelda elavdasime natukene liikluskudedega. Et vahel me ja ta sai abi. ma kohe Okei. ise Ma otsustan, tean, kas et sa käisid tõus. sai abi või ei ja siis aeg sai täis ja tõuseb laua pealt ülesse. See on nüüd see koht, mida ma ennem ütlesin, et tundub, et osteopaat ei tee mitte midagi. Tuleb laua pealt üles, ütleb, see ei teinud mulle mitte midagi. Siin, okei. Sorry, see oli nii. Siis ma teadsin, et ma ei saa nagu peale jõuliselt lennata, ma ei saa midagi struktuurset teha, ainult fassaalselt, kergelt panna liikuma seda, mis on võib-olla aastaid juba seisakus olnud. Järjekordne operatsioon tulemas, noh, ei saa midagi üleöö, ei ole nuppu, et nüüd ma olen ilus, kena ja terve, tõusen lava peal. Ja järgmine päev tuleb kõne, maruvihane. Mida kuradit sa minuga tegid? Ma ei ole elus nii palju tualetis käinud, ma ainult käingi. Ja ma olen nagu trammi alla jäänud. Et see ongi see, et see 3 järgmist päeva peale osteopaadi vastu võtta on nagu ülitähtsad, me räägime tervisekriisist. Seda kutsutakse niimoodi. Et siis on nagu oluline jälgida, mis minuga toimub. Et isegi see kerge puudutus, mis tundus nagu, et seda on liiga nagu ei olegi. Mitte midagi, on ju. Midagi. Tal oli see, et Jah, midagi ei jah. tehtud. Et tegelikult seda ka oli palju, et see esimene reaktsioon, mis minul oli tegelikult õige. Aga siis ma olin veel tudeng ja ei osanud nagu, ütleme niimoodi, et ta sai ikkagi kerge üledoosi. No, hirmus olid suured silmad ja jumal tänatud. Jah, et selles suhtes oli väga hea, et ma midagi teistmoodi läinud tegema, et see vahel on niimoodi. No väga äge. Kus te need imesid siis teete, kus te korda saadate? Ma sean, et Eveli juba jagas siin natuke, et sul on mingid 3-4 erinevat kohta, kus sa vastu võtad ja võib-olla anname sõna vahepeal Evelile, et räägi, kus sa oma töid teed. Kohilas on ju, ma sain aru, et on sul kodus? Jah, Kohilas mul on oma kliinik ja siis ma käin Järva-Jaanis ja siis Raplas teen veel vastuvõtte ja nüüd ma alustan mais siis ka koduteenuse pakkumisega, et võtan teraapalaua kaasa ja lähen siis peredesse, et saab seal siis kogu pere näiteks võtta 5 pereliiget või niimoodi. Aga kuidas nagu inimene sinuga ühendust saab? Et mul on oma koduleht Facebookis ja siis mul on oma ettevõtte leht siis veebileht ka. Ja kuidas see kajab? kuidas see kodulehe, mis selle kodulehe nimetus on? No Facebookis on abikäed Raplamaal, osteopaat Eveli Kask. Abikäed Raplamaal, osteopaat Eveli Kask. Kes Google'it kasutab, kui Google'isse panna osteopaat Eveli Kask, siis tuleb ka välja kõik minu kontaktid ja andmed seal. Okay. Aga muidu ettevõtte leht on mul oy.raplamakooliode.com. Jaa, kooliõde, täpselt, sa teed kooliõe tööd ka. Jah, et see on ettevõte on sellise nimega. Vahva. Ja Anne, sina, kus sa ennast Eestimaal silma paistad, kus sa paistad? No, ma olen natukene selline, et ma paistan seal silma, kus mul parasjagu kott nurka kukub. Seda ma olen juba aru saanud, sul on väga... See natuke veidralt, ei, mul on ikka tegelikult kindlad kohad olemas, et Raplas, ilusalong Herlik võtan vastu, siis Juurus on vastuvõtud iga kuu olemas. Tallinnas võtan Aurea Ajurveda tervisekeskuses vastu ja Viljandis Prana tervisekeskuses. Ja Elvas on mul enda oma väikene kliinik olemas. Ja
Tartu ja käin ka Eveliga koos Järva-Jaanis ja mais on siis ka alustada plaan Järva-Jaanis vastuvõtuga, et vaatame, kuidas seal läheb. Ja siis on veel nagu mobiilne osteopaatia Neventinen olemas, et Pärnumaal ma teen koduvisiite. Et siin seal veel nagu oma kindlat ruumi ei ole, aga see on nagu väga hästi nagu töötanud. Nüüd, kui kellegil segaseks jäi, et kuidas sinuga niimoodi otse ühendust saab, et kas sa Facebookis ikka suhestud või on... Jaa, et võib-olla ongi Facebook kõige lihtsam, et seal on selline lehekülg nagu Rahutuba, et Rahutuba OÜ, et see on minu nii-öelda juriidiline keha. Kas see... Jah, tahad sa veel lisada midagi? Ma arvan, et jah, et ma pigem võib-olla puudutaks veel ühte teemat, et te töötate päris laial auditooriumil, on ju, et kuidas inimeste teadlikkus muide on osteopaatiast, et kui teie kabinetti tulevad inimesed, kas nad on juba teadlikud, mis on osteopaatia ja kuidas see teadlikkus on teie tunnetuse järgi või teie kogemuse järgi? No mina olen 4 aastat nüüd pühendunud selle teadlikkuse jagamisele, et kõigepealt kutsuti mind rahvamajadesse ja tervisekeskustesse osteopaatia infotunde tegema. Ja mõned on siis saanud nüüd ise algatada ka mõned infotunnid, et kus tunnen, et on vaja, et seda siis inimestele nagu teavitada, et kes siis on. Nii et nüüd ma olen siis käinud Saaremaal ja juba mitmes kohas. Inimesed ikka teavad juba või on ikka tunned, et ega ei ole nii suurt teadlikkust? Või enamus ei tea. Okay. Jah, enamus ei tea, ei ole kunagi kuulnud. Siis nad tulevad selle infotunnile, siis saavad mingisuguse ülevaate ja siis alati ka tuleb ikkagi igalt sellelt infotunnilt ka päevajagu vastuvõtte, et inimesed siis registreerivad, tulevadki vaatama. Ja siis muidugi on neid, kes on varem käinud kunagi, lapsepõlvest nii öelda, sest paljud on teadnud, et vanemad on neid viinud, aga siis on ainult vene terapeudid. Siis nende jaoks on täitsa uus teema osteopaat, kes räägib eesti keelt. Et siis nagu need variandid ka, aga üldiselt ikkagi rohkem teatakse siin põhja pool, suuremates linnades, maal vähem. Maal teatakse sellega, et kas Tallinnasse minna, siis nad, näiteks mul Järva-Jaanis tulevadki patsiendid, et kes on Tallinnasse käinud ja siis kuulevad, Järva-Jaanis on ka oma osteopaat, et siis ka käivad seal, ma olen nüüd 2 aastat vastu võtta teinud, et siis tulevad ka sinna proovima. Kõigile mina ei sobi, et selle jaoks ongi hea, kui on valida, et nüüd mul käivad Johannega läbirääkimised, esimene päev on paigas, ma loodan, et tal on juba mõned kliendid ka sinna tekkinud, sest ma olen jaganud tema kontakte, sest nagu te näete, me oleme väga erinevad, ehk siis võibki olla, et mina ka kõigile ei sobi. Nemad saaksid siis näiteks alternatiivina Anne poole pöörduda. Aga inimeste teadlikkuse jagamiseks siis sa leiad, et sellised a la kokkutulekud või seminarid väiksed, et need on nagu hästi toetavad. Jah, need töötavad nagu väga hästi. See osteopaatia tundub hästi nagu lai mõiste, et seda nagu mõista, siis võib-olla on selline füüsiline kontakt on ikka kõige mõistlikum. Just. Siis saad aru, millega tegemist on. Sest mina olen näiteks see, ma selgitan ära ka, näitan ka ja mul on slaidid ja räägin oma lugu muidugi taustaks ja oma pilte asju kõike, et mida siis osteopaat teeb ja kuidas see töötab. Nad saaksid aru, et hästi palju tuleb seda sellist infot, mis tekitab segadust. Et juba nagu see mõiste, mida Anne siin korra kasutas, et see et seda nagu tahetakse Eestis külge panna sellele mõnel pool maailmas ka, aga arvestades seda, et ta Eestis väljaspool paljudes riikides on ikkagi tervishoiusüsteemi osa, siis ta ei ole seda, mida siin tahetakse nagu külge panna, aga lihtsalt kuna inimesed ei saa aru, mina kaasa arvatud ju, ei saanud aru, miks põlve puhul minu kõhtu katsutakse. Ehk siis inimesed ei saagi aru, et tihtipeale ongi see ja siis mina oma vastuvõtul selgitan, miks ma katsun. Ma näitan vahest pildid ka ära, näed, see on see lihas, millega ma töötan, mis, kui ta on pinges, siis ta tõmbab põlved sul ette ja põlved on vale nurga all. Eks siis nagu see seos tekiks ja siis hakkab see inimene aru saama, aga mul on olnud ka näiteks inimesi, kes on aastaid valutanud, tulnud üks hea näide tuli 2 kaebusega ja sai töötada ja ta jäi ka magama, kui see valu ära läks. Ja siis ta pärast andis mulle tagasisidet, et ma ei tea, mis te tegite, sest ta magas, aga tal enam need kohad ei valuta ja tema ütles, et tema läheb osteopaatiat õppima, sest see kaasajaga töötab, aga ta ütles, et praegu pole aega ja kõigepealt on vaja tal raamatupidaja kursus läbi teha, sinna ta on juba registreerinud. Järjekorras. Just, et järgmine on siis osteopaatia, mida ta õppima läheb.
no vägev. Ehk siis nagu see minu eesmärk on ka, et inimesi, kes tunnevad, et vot see on midagi ägedat ja nad võiksid seda teha, et nemad saaksid ka selle vaata, et äkki on osteopaatia minu tee. Et ma tundsin ära, et see vajadus on nii suur, nagu osteopaadi järgi, et igas külas võiks tõesti olla oma osteopaat. Ma tahtsin just mainida, et mul tuleb kooliajast meelde, kuidas Evelin ikka hõikas, et tegelikult ikkagi Eesti igasse külla oma osteopaat, et see on see eesmärk, kuhu poole võiks liikuda, et no tegelikult inimeste loomuses on ju teisi ikkagi aidata, et see on, ma arvan, et inimese loomuses sees, see on nagu inimese enda olemus, on ikkagi, et olla hea. Jaa, see on ju selline üks olulisi aspekte nagu evolutsiooniliselt nagu ellujäämine. Et ja samas see annab ka võimaluse nagu sotsiaalseid suhteid luua, sest tänapäeva maailmas on nagu see sotsiaalsus tegelikult nagu ülioluline. Me ei vaja enam väga nagu kedagi kõrvale, sest me saame isegi boyfriend'i välja vahetada. Või ütleb ära, millist terapeuti sa vajad. Ja absoluutselt, või siis sa saad on ju oma nädala menüü, saad sa sealt kätte, sul ei ole vaja mitte midagi ega kedagi. Aga täna see sotsiaalsuse aspekt on nagu ülioluline. Ma saan aru, et seda sotsiaalsuse aspektide me siin ennem kokkusaamist natuke rääkisime, et tahate veel ühte lisakoolitust teha ka, et just seda sotsiaalsuse efekti või aspekti laiendada ja natukene osteopaatiat tutvustada inimestele, et teil oli selline tore plaan. Äkki räägite sellest plaanist ka? Ja, et minul nüüd, kuna mul on Järva-Jaanis see vastuvõturuum, siis see vastuvõturuumi eelruum on peosaal ja söögi. Ja seal see perenaine väga hea meelega näeks, et seda rakendatakse ja ta juba 2 aastat tagasi rääkis mulle, et millal sa hakkad seda osteopaatiat nagu koolitama, et tema ei viitsi Tallinnasse kooli sõita, aga talle meeldiks, kui ma seal Järva-Jaanis seda õpetan. No see oli minu jaoks nagu totaalne ei, sest ma olin siis õpilane ja minu jaoks nagu ikkagi õpetaja peaks ikkagi teadma, mida ta nagu räägib ja ikkagi olema juba spetsialist. Ja no nüüd on saanud kool ära lõpetada, litsentsid ja tunnistused on kõik väljastatud kooli poolt mulle, et siis ma nüüd tunnen, et nüüd ma võin hakata siis midagi õpetama. Ja hästi suur trigger on muidugi see ka, mida koolis meile räägiti, et selleks, et asjast aru saada, tuleb hakata õpetama. Ja seda kinnitas mulle veel üks loeng, ma käisin nüüd eelmine kolmapäev oli Kohilas siis Ülo Vooglaiu loeng ja tema just rääkis, ta on 90-aastane väga äge inimene, mul on au, et ta elab seal minu piirkonnas, ilmselt juhuseid ei ole, et me elame lähestikku, eks ju. Ja siis tema just ütles ka, et tema professor oli ka kunagi öelnud, et kui te hakkate õpetama, siis te juba midagigi hakkate sellest asjast aru saama, mida te teete, kuidas see töötab, kui te seda õpetate. Ja siis sellest saigi nagu see mõte, et kuna minul on oma vaade, ja on vaja sellist, kes siis nagu vahepeal tagasisidestab, eks siis oleks nagu peegel, et meil on Annega nagu aastaid väga hea koostöö, kõik mured, mis me oleme, saame oma vahel nagu maha laetud ja ära räägitud ja lahendusi otsitud. Ja mulle tundus see, et seda me võiks nagu koos, et kui hakata õpetama, et seda võiks kellegi koos teha, et anda nagu erinevaid vaateid, sest mina annan nagu selle meditsiinitöötaja lisa sinna, see on minu lisaväärtus. Aga mina teisi asju näiteks ei oska anda, näiteks kui minu poole pöörduvad inimesed mingite teemadega, siis ma ka suunan nad Annele, mida ma ei valda, sest ma olen aru saanud, et ma ei jõua kõike õppida. Aga Anne ei usu, et ta ei jõua kõike õppida. Anne õpib kõike. Ehk siis kõik asjad, mida mina ei tea, ma suunan Anne juurde, et küll Anne oskab ja Anne teab. Ehk siis nagu väga hea oleks niisuguseid koolitusi teha. Ja siis tundus see, et see võikski olla niimoodi kuni 3-4 korda aastas esialgu vaadata ja just tutvustada seda meie valdkonda ja ka natuke näidata, inimesed ka näevad siis, et kuivõrd erinevad meie oleme. Ehk siis nad leiaksid ka selle usu endasse, sest tihtipeale näiteks tulevad, meie kursusel oli ka inimesi igast eluvaldkonnast. Ja siis mulle ikkagi korduvalt öeldi, et mis sul viga? Sa oled ju õde.
jah, puhas meditsiinitaust. sul ei üldse probleemi, mõtlesin, mis mõttes, no on ikka küll, see on minu jaoks ikka täitsa teine asi, mis me siin teeme, ma ei ole kunagi midagi niisugust teinud, ehk siis nagu, noh, see ongi see, et mida inimestele anda, et kui sul on see huvi ja soov, siis võib ükskõik kes seda hakata tegema ja kui sa harjutad, siis võib juhtuda, et sinust saab ka virtuoos. Absoluutselt. Kõik on võimalik, on ju? Absoluutselt, on võimalik. Mul tekkis just üks huvitav enda sees üks küsimus, et me oleme siin rääkinud osteopaatiast ja teie nagu sellistest lähiplaanidest. Et kus te siis 3 aasta pärast olete? Noh, kooli olete ära teinud, teil on litsentsid asjad. Kus te 3 aasta pärast olla tahate? Jagage inimestele enda visiooni ka, et okei, ma saan aru, et hakkate õpetama siin, inimesi harima, osteopaatiat natuke tutvustama. Mis oleks teie selline unistus? Ausalt öeldes, ega ma ei oskagi sellele küsimusele väga vastata, kui aus olla. Aga see sisemine tunne, mis mul praegu on see, et kuna see osteopaatia on ka selline omamoodi väga kihiline, siis ma näen, et võiks nagu mõned kihid juurde võtta, sügavustesse minna pigem, aga see ei tähenda, et ma teen palju rohkem tööd, ma liigun edasi nagu hobune 1004, et ei, et sügavamale ja võib-olla tulla rohkem kohale, sest see kuulamise oskus, seda saab ainult nagu, mida iganes see tähendab, seda saab ainult läbi harjutamise, tunnetamise. Ja iga inimene on nagu selles suhtes unikaalne õppematerjal, et ma ei tea, kes mulle 3 aasta pärast uksest sisse astub. Absoluutselt. Eveli, sina? Jah, see on täpselt sama keeruline vastata, tõesti, kui ma vaatan, siis see 3 aastat on nii lühike aeg. Ma võin sulle ütelda, mis ma 10 aasta pärast teen. Veel 3 parem. aasta pärast ei oskagi midagi ütelda, 3 aasta pärast võimalik, et ma ei olegi üldse kaugel siit. Aga noh, ikkagi ma olen sellel teel, et ma soovin, et igas külas oleks oma osteopaat, et see on nüüd see, ma loodan, et selleks ajaks on võib-olla mõned külad juba juurde tulnud, kus on oma osteopaat, sest et mul on õnnestunud näiteks Järvamaal sinna Paide ja Türi kanti ikkagi tekitada neid osteopaate, tekitada jutumärkides, et inimesi kutsuda nagu õppima. Et päris mitmed minu tuttavad on nagu tulnud õppima, sest et nad on aru saanud, et neil on see anatoomia puudu, et paljusid asju nad juba nagu oskavad ja teevad. Et siis minu enda joogaõpetaja näiteks ütles seda, et ta nüüd, kui ta osteopaatiat õpib, siis ta saab aru, mida ta teeb. Ehk siis nagu see lause juba ütleb selle ära, et see maailmavaade, kõik mida ta teeb, kuidas ta kehast aru saab, kuidas ta kogu inimesest aru saab ja inimeseks olemisest aru saab, ongi osteopaatia keel, et osteopaadid töötavadki kõigega, kes on inimene, kogu selle looga, et miks ma tahan ka nagu koju minna, sest et kunagi käisid perearstid kodus, et kui oli mingi teema peres, siis nad läksid koju, vaatasid üle selle keskkonna ja mina olen ka tundnud, et mul jäävad nagu käed lühikseks, et see inimene käib, vaat see sama lugu, kes oli see 6 kuud käis iga kuu käis. Ja siis ta õppis lõõgastumise ära ja siis olid valud ka läinud, sest ta isegi kodus magades ei lõõgastunud kordagi. Ja siis ta magas mul 30 minutit ja valud olid läinud. Ehk siis nagu sellisele inimesele oleks hea minna koju ja vaadata üle ja näidata talle, mida ta võiks seal kodus muuta. Ehk siis nagu hästi väikesed asjad, mis muudavad kogu maailma. Aga selleks on vaja kohale minna. Et see, tema tuleb mulle kabinetti, see on tema jaoks ju kõik tehislik, natuke ta kardab ka. Absoluutselt, raske keskkond. Just, alguses nad kardavad natuke mind ka. Sa oled nii hirmus. Natuke kõik ka, jah. Et sellest, et mul on massi palju. Nii et jah, mõne jaoks võib see väga hirmus olla, aga mõne jaoks on see jälle just selline, et talle just sobib. Ehk siis nagu leidagi see ja kui ma tunnen ära, et mina ei saagi aidata, et siis ma suunangi kellelegi teisele, kes võiks sobida. Et ma ei saa ütelda, minul jaoks on indikaator see, kui midagi muutub. Näiteks nagu Anne tõi näite, et inimene ise ei tundnud midagi. Aga mina tunnen, et tal midagi muutus, ma saan aru, et okei, osteopaatised tehnikad selle inimese jaoks ikkagi sobivad. Tema keha reageerib.
ehk siis tegelikult on see temale sobiv teraapiaviis, aga mõistus ei saa aru, ehk siis ta peaks valima mõne teise osteopaadi, kus tema mõistus ka saab aru, mis see osteopaat teeb, sest keha juba reageerib, keha tegelikult on osteopaatia valinud nii-öelda. Sest et kui ma tunnen, et ma panen käed, hakkan tööle mingi struktuuriga, mõjutan seda ja sealt läheb kõik soojaks ja pehmeks, no see on minu jaoks näitaja. Aga kui tuleb inimene, kes tegelikult täpselt ei tea, kes see osteopaat on, ta ei tea, mis ta teeb ja mina ei tunne ka, et mitte midagi, seal üldse midagi toimuks, siis ma ütlen ka, et ta võiks massaaži pigem minna. Et mul on olnud inimesi, kes proovivad, nad usuvad minusse, aga ma ütlen, et mina massaaži ei oska, tegelikult te vajaksite massaaži, et ma lükkan nad siis suunan füsioteraapiasse või massaaži, et see oleks teile sobivam. Et teie kehas mitte midagi ei reageeri sellele, kui mina töötan teiega. No näed, vot kus 3 aastat möödub. Jah. Et ma ei tea, siis ma siinkohal võib-olla tõmbame otsi kokku poole ja võib-olla siis kuulajale, vaatajale küsis ka, et kus siis sina tahad olla 3 aasta pärast. Et kui siin nüüd podcastist midagi kõrva jäi ja tundub, et osteopaatia on selline tore valdkond, kuhu sukelduda, siis kui sa nüüd täna sukeldud, siis 3 aasta pärast võib saada sinust juba osteopaat. Tulla akadeemiasse või siis tahad lähemalt tutvuda, siis saad Anne ja Eveli koolitustele minna, millest nad siis räägivad täpsemalt läbi kontakti. Ma saan aru, et te tahtsite sügisel seda teha. Jaa, meil oli plaanis sügisel teha ja teeme sellise leebe sissejuhatuse osteopaatiasse ja oma kehasse. Hästi. Ja muidugi, kui te tahate rohkem podcasti olla kursis, mida me podcastidega siin, milliseid teemasid me jagame, siis YouTube'is on, kui te nüüd vaatate, siis seal on selline pisikene nupukene telli ja siis on seal veel kellukene, et siis nendele nupukestele võib täiesti julgelt vajutada. Et siis olete kursis meie tegemistega paremini. Aga endiselt olete te kõik kallid ja soovime kõigile toredat päeva jätku või siis õhtu jätku, kus te omadega kõik olete ja olge terved. Tahate ka midagi öelda veel? Aitäh kuulamast muidugi. Ja aitäh kutsumast, Tervik. Rõõmuga.